Teaduse sünd, uus raamat, mille esmaesitlus toimus just täna aastal 2025. Raamat on täiesti erakordne ja huvitav ja põnev, kuna see on kirjutatud ühe huvitava mehe ja ka tehisintellekti ühistööna. Seda raamatut saab mangim.com lehelt, aga sellest, mida me just nägime, sest see ei olnud mitte tavaline raamatuesitlus, vaid oli rohkem nagu teatrietendus, mingisugune kogemus ja minu kõrval on Ott Kiivikas. Tere sulle. Ja, tere. Ja ma kohe küsingi, sina oled näinud maailmas küll, ma ei tea, ma arvan kõike, aga kuidas olid sinu esimesed emotsioonid, kui sa täna siin viibisid? No raamatu esitlusi ma väljaspool nüüd Eestit näinud ei ole, aga need, mis Eestis ma ikka päris palju olen käinud erinevatel esitlustel. Selge on see, et see erines varem nähtutest üksjagu ja see visuaal ja kõik see, kuidas nagu sinna sisse minna, ma arvan, et see oli ülivajalik kusjuures, et lihtsalt tavalise raamatu esitlusena seda teha, ma praegu isegi peale seda, mida ma nägin, ei kujutaks seda ettegi ausalt öeldes. Selge on selge, et oli teatud mõttes ka hüpnootiline, ma pidin tükk aega võitlema isegi heas mõttes unega, et sa hakkad lihtsalt kuulama, kuna see tekst ilmub, sa proovid kuulata, samal ajal lugeda, jälgida silmadega, pluss loomulikult need kujundid, mis siis olid esile kutsutud, selle kõigi sümbioosiga oligi vahepeal, isegi ma pidin pilgu maha võtma, et natukene kuulata lihtsalt, et tulla tagasi teadvusesse, ütleme, sest muidu oleks võinud väga ilusti jääda magama ka, sellepärast see oli kõik nii hüpnotiseeriv ja sõttes. No jaa, vaata selline asi nõuab ka fookust, fookus on ju sportlasele väga suur asi, sina oled ju meil meister selle koha peal. Ütle mulle nüüd muidugi, kui me räägime täna AI-st, isegi mina, kes ma ei käi nii palju trennis, vaatan kõik võimalikes sotsiaalmeediates, räägitakse sellest, et oi jumal, unustage treenerit, teil on nüüd AI, tema teeb teiega kõik, teeb teile kavad, teeb teile treening. Mida sa tegelikult arvad, kui suur on see inimlik aspekt treeneri juures siiski, mis täna ei anna selle AI-le oma kohta ära? Ma arvan, et see täpselt seesama, millest siin ka raamatu esitusel oli, seesama teadvuse olemus, ehk sa täna päriselt proovid aru saada, mida treenitav tunneb, milline on tema enesetunne, kuidas ta täna on valmis treeninguks. Ja seda on see, mida automaatsüsteem ei suuda ette näha. Sest kui ma lähen täna treeningusse, olgu öeldud härra Mangin, nimetame teda siis täna niimoodi, tavaelus Alar on minu enda treenitav ja ta käib ikkagi regulaarselt mul treeningus ja iga kord kusjuures me peame esimese asjana ma küsin, kuidas sa täna magasid, kas sa oled tänaseks treeningus valmis. Ehk see ongi see teadvel olek on väga oluline roll on ka treeningprotsessis, et kui inimene tuleb ja ta on tegelikult praktiliselt pool ööd, ütleb, et või mõne unetunni pealt, meil on õhus, kus Alar tuleb ja on hommikul mõne unetunni pealt, ma saan aru, et meil ei ole mõtet mingit tõsist trenni teha, ainus asi juba, kui ta kohale tuli, teeme selle treeningu läbi lihtsalt. Võtame koormused isegi gramm tagasi, siis kehaga füsioloogiline võime järgmisel päeval kukub päris drastiliselt tihti. Nii et see on selline, mida ma ei kujuta ette, et lähiajal või mis hetkel üldse AI võiks asendada seda sama asja, aga kuidas sa tunned, eks? No koolitajana oled sa väga armastatud Eestis koolitusmaailmas, kasutades AI-d, kui palju sa oled teda kasutanud, kui palju sa temaga oled arutlenud oma mõtteid ja kui palju sa tunned, et ta tegelikult on sulle kasulik või pigem sa jätate kõrvale? Ma olen testinud päris üksjagu ka teatud isegi, ütleme siis, lihtsamad versioonid ei aita täna väga palju, ütlen ausalt. Isegi olemasolevate koolitustega, ümberstruktureerimisel, ka parandamisel, rääkimata, et ta juba suudaks luua võib-olla sellised slaidid, mis oleksid ägedad. Ütleme, minu kogemus täna seda veel ei anna, aga ma kujutan ette, kui on võib-olla mingi kallim tasuline versioon, kus on võimalusi rohkem, kindlasti täna juba tehakse päris häid asju. Et ma olen ka selline, natuke öeldakse alles algaja selles asjas, et ma kasutan igapäevaselt hästi palju teda tõlkes, sest ma olen ise rahvusvahelises alaliidu töös. Mul läheb, kui varem, ma mäletan 10 aastat tagasi, ma tean, kuidas moodi loeti sisse, kutsuti eraldi inimene kohati kohale, kes tõlkis ja kirjutas siis inglise keeles inimeste eest, kes ei osanud kirjutada. Täna on see, et ma põhimõtteliselt sekunditega ma isegi kirjutan, ma loen teksti sisse, ütlen, ole hea, tahan öelda seda, pane inglise keelde, sul on sekunditega, loomulikult ma loen üle, vaatan, kas see enam-vähem siis vastab selle lootmusele, mis on nii palju, kui ma suudan kontrollida. Ja ta tegelikult lihtsustab ikka väga palju, see aja kokkuhoid on jõhker teatud asjades, mis enne võtsid väga palju aega. Et seda ma küll tunnen juba. Aga nüüd, ma ütlen, sa oled ju mees orkester, võtame investeerimismaailma. Kui nüüd mõelda loogiliselt, et investorina sul oleks mingid mõtted või sa tahaksid seda kellegagi arutada ja nüüd just, kui sa sisendad need küsimused sinna
tehisintellekti, kas ei teki oht, et see info läheb laiali ja võib-olla sinu nõrkused tegelikult ka spordis, mingisugused liigutused, ma mõtlen, et kas sul on mingi sport, mis on nagu vastastiku võistlemisel või ka investeerimisel, et sa sisestad sinna mingid oma nõrkused või teadmatused ja keegi teine teiselt poolt läbi selle tehisintellekti võib selle kätte saada, aga sellist ohtu ei võiks tulla? No ütlen ausalt, ma ei ole tõenäoliselt oma mõttekäiguga nii sinnamaani jõudnud, mille sa proovisid esitada, et siin on, sa oled nagu öeldakse, 2 sammu ees, et ma loomulikult olen isegi investeerimisalase küsimusi esitanud sinna küll, aga ega ma ei ole nüüd tormanud selle põhjal tegema neid otsuseid, sest ma saan aru, et ka masin eksib ja tihti päris palju eksib. Meil on juhusid olnud, kus alles tulime Saudi Araabiast, maailmameistri võistlused nädalapäevad tagasi ja palusime, et me oleme siin Khobaris, ole hea, pane meile linna ekskursioon kokku. Sekunditega sul on olemas kõik ilusad vaated, tornid. Mis juhtus, läheme siis torni juurde koha peale, sama õhtu. Vaatad, et pagan küll, et pildi peal on tuledes äras ilus torn ja koha peal selgub, et tegelikult isegi ta on alles ehitusjärgus ja ei ole täiesti valmis, rääkimata sellest visuaalist, mida siis AI loonud oli. Ja siis kui me tõkeks küsisime, et kuulge, et aga sellist torni siin ei ole, mida sa meil valid. Oi, vabandust, jah, et päris ei ole küll, eks ole, et selle ma nagu ise nagu ilustasin selle pildi. Ehk siis jällegi selline näide või teise näitega oli, kus tellisime sama reisu peal, tellime ette siis sõit Bahreini 25 kilomeetrit üle silla ja selgus, et eelmine õhtul pidi kokku, et teil on giid, autojuht on giid ka, räägib ja teeb. Aga mis juhtus järgmine päev oli see, et giid ei räägi mitte midagi. Ja saad aru, ja meil ei olegi mingit päevaplaani, me sõidame lihtsalt Bahreini 20 taskus, süübimata, mida me seal vaatame, mida keegi eeltööd ei teinud, kuna sa tead, et on inimene kaasas, kes räägib ja näitab ja teeb. Siis ma ütlesin, ruttu nüüd enne, kui me üle selle silla jõuame, enne kui internet vahepeal ära kaob, võtame siis selle, lased panna see kokku. Ja ta pani tegelikult tuuri kokku väga ruttu ja väga adekvaatse tuuri, et kõik need kohad vastasid tegelikult sellele, mida me siis nägime. Ja õhtu lõpuks oli meil see tuur tehtud väga suuresti tänu AI-le, nii et väga praktiline näide, kus teda saab väga lihtsalt kasutada. Nii et näiteks, kui me mõtleme ikkagi, nüüd lähme korra tagasi sinu selle kõige võimsama spordimaailma peale, siis ikkagi pole hullu, kui keegi tahab endale AI-treenerit võtta küll, aga tasub seda oma treeneriga läbi arutada. Kindlasti. Ja võib-olla tekib sealt selline arutelu ja vaidlus ja miks mitte sealt nippe ja võib-olla ka treener saab vähe targemaks. Tihti sul ikkagi mingi kas või kondikava ette, mida sa siis ütleme oma inimtarkusega saad parandada, muuta, et sa pead nullis kõik asju kirjutama. Seda küll, väga paljusid asju saab põhjana kasutada, mida saad ise täiendada. Nii et, aga ma usun, et mida rohkem inimene seda ka kasutab, seda targemaks sa saad ise seda kasutades, pluss sa oskad siis nii-öelda tõesti suunata teda vajalikus suunas ja ma näen, mul endal naine kasutab sisekujunduses väga hästi. Pildid, kus ongi vaja inimesele koju saata, kuidas asjad paigutada, pane, ma ei tea, lamp sinna, tõsta see, liiguta need ära, sama pildi peal sekunditega põhimõtteliselt liiguvad asjad sinna, võib-olla alati mitte esimese katsega, aga sisuliselt sa saad sa ei pea enam omama veel lisaks mingid, ma ei tea, sisekujunduse mingid megaprogramme ega koolitusi seal taga, mingid lihtsamaid asju saab väga palju teha, nii et ma tavaliselt näen, kui palju seda juba, ütleme ka mitte enam nii noored inimesed võtavad kasutusi, kui palju see muudab tegelikult lihtsamaks. Nii et mängulisust ja sellist mõttevälgatusi, mida temaga jagada, on tore, aga inimene kui inimeseks ja sinu trenn ja mingi ikka Oti trenn ja sellest paremat ei ole olemas, nii et aitäh sulle. Aitäh teile. Ja raamatut saab osta siis igaüks, kes huvitub, mangim.comist. Aitäh! Väga tore!